sa võtta kai 2 kilo steariini, 3 kilo talki, 5 kilo parafiini. Mul on väga hea meel, et see 45. kirjanduspreemia satub olema just sel ajal, kui meil toimub esimene kirjanduse pidunädal. Et ühe hea raamatu lugemine on ju nagu üks suur pidu sinus eneses. Muidugi raamatuid on tohutult palju võrreldes selle 78. aastaga ja kirjanikegi tohutult palju. Eesti Kirjanike Liitu kuulub üle 330 liikme. Nii et tegelikult ei ole meil siin mitte mingit põhjust karta, et ei tule Tammsaare 50. kirjanduspreemiat või 60., 70. Häid kirjutajaid ja häid raamatuid meil jagub, nii et palju õnne tänasele laureaadile, kelle nimi veel ootab välja kuulutamist ja olgem rõõmsad, et Järva vallas tähistatakse kirjanduse pidunädalat. Ikka püsib live, sest me sinuga ei unustada saa seda valget tööd, mil õpetasid sa. Ja 45. kirjanduspreemia laureaat on Kai Aareleit ja tema romaan Vaikne ookean. Palume lavale Kai Aareleit! Ja ma tahtsin kõigepealt tänada žüriid lugemise eest, aja eest tegelikult. Kunagi üks inimene, kes mind väga palju õpetas elus, ütles, et kõige rohkem tuleb alati tänada aja eest, mis inimesed sulle annavad ükskõik mis alal. Nii et selle eest aitäh. Ja ma olen ise olnud žüriides ja ma tean, kuidas need asjad on viimase hetkeni lahtised ja see on lõpuks üsnagi palju õnnemäng. Nii et ma täitsa tunnen, et ma olen siin nagu lootuskaitse all, siin me ei kuulnud seda toredat kalambuuritsemist. Keiti Vilmsilt ma püüan tema kalambuuriga siin teid lõpustada. Ja mul oli selle raamatu juurde väga hea meel kirjutada ka sihukesi tänusõnu. Eesti kirjanduses seda väga tihti ei tehta, et kirjutatakse, autor kirjutab tänusõnu. Ja mulle tundus selle raamatu puhul väga oluline seda teha. Ja ma lihtsalt kordaksin siinkohal seda mõtet, mis on selle tänusõnade lehekülje viimane mõte, ehk siis, et ma tänan inimesi, kes on mulle rääkinud oma vaiksetest ookeanidest ja ma tänan ka neid, kes mul on jätnud nendest rääkimata, sest teinekord ammutab kirjanik kõige rohkem vaikusest. Žürii siis koosneski seekord 11 liikmest, mis on maksimum, mida statuut ette näeb. Ja nagu sa enam ütlesid, et raamatuid oli päris palju, mida hinnata, et varasema 5 asemel kuni 7. Ja žürii tõesti hoolikalt valis neid ja see valik oli väga erinev, et oli filosoofilisi teoseid, põnevust, krimi ja ka üks novellikogu. Et lõpphindamisel joonistus välja selline kolmik, aga tõesti see võitja selgus kõige viimase žürii liikme hinnangu andmisel. Et ma arvan, et žüriil oli selle 7 raamatu lugemisel nagu tõesti väga nagu põnev ülesanne. Mida teevad ema, isa siis, kui lapsed magavad, teises toas nad tasakesi on. Mida teevad ema, isa siis, kui lapsed magavad, teises toas nad tasakesi on. Igasugu juhiseid ja õpetusi jagavad selle kohta, mis neil käsil on. Igasugu juhiseid ja õpetusi jagavad selle kohta, mis neil käsil on. Tunnen suurt heameelt selle üle, et Eesti kirjanduse pidunädal meie vallas aset leiab. Ja et see algatus suuresti ju siit Järva vallast alguse saigi. Ja väga huvitav oli olukord, kus ühel ajahetkel tuli välja ka Rein Veidemanni mõte, et Eesti kirjanduse päev võiks olla ka lipupäev. Et ma leian, et see on selline tore mõte ja võib-olla sellest algatusest, mis siin Järva vallas on alguse saanud, Eesti kirjanduse pidunädal,
et siis 30. jaanuar ongi Eesti kirjanduse päev, mis tulevikus võiks olla lipupäev. Ma arvan, et paslik on sellel ilusal päeval meenutada ka Tammsaare endi sõnu, kelle auhinda me täna ju välja anname. Nagu vee pinnale ei saa midagi tõusta, mida vees endas ei ole. Nõnda ei või ka ühiskonna tipul midagi muud leiduda, kui aga seda, mis ühiskonnas endas olemas. Ja arvan ma samamoodi, et ega kirjanduse tippugi jõua midagi sellist, mida kuskil algpoolt juba olemas ei ole. Laste haiglas olles mul ei tulnud õhtul uni. Ikka olin üleval ja kuni hommikuni. Haigla oli varem olnud mingi elumaja, olid toad ja esikud ja vannitoad, kus vaja. Minu palat oli kohe vastu vannituba. Uksetahvel aga klaasist, läbipaistvast juba. Oli aeg, kus enam polnud, kuid ei olnud veel matti klaasi. Jääklaasi nägi läbi veel. Õhtul tehti tuled surnuks, lapsed unne jäivad. Ma ei jäänud. Piilusin, mis õed ja tädid käivad. Vahekojas tules tuli, üldse mitte hele. Mina olin keskendunud oma ootusele. Ja ma nägin igal õhtul, kui tal oli mahti, kuidas õde vanni läks ja jättis ukse lahti. Siis ei teadnud, miks ta jättis, nüüd ma tean, et liiga palav oli vannitoas, seepärast tegi nii ta. Miks? Ei ole tagant järgi enam oluline. Oli vaid see vaatepilt. See vannis käigu ime. Kuidas viskas kitli varna. Kuidas vaatas varvast. Ihu liikus. Vesi tilkus ninast, käest ja karvast. Ilu igas liigutuses, kaunim luulest, filmist. Olin tummas vaimustuses arstitädi Silvist. Oligi see kogu ravi, siis sain haiglast välja. Ravi kestab, tema mõju ma ei mõelnud välja. Kirjanikus on ikka pisut prohvetit, pisut hüüdjat häält kõrbes, sest kes muidu raputaks inimese ajutisest ja argielu rähklemisest ja tuimusest. Tsitaat Anton Hansen Tammsaarelt. Täna Anton Hansen Tammsaare sünni aastapäeval lõpeb Eesti kirjanduse esimene pidunädal. See on olnud väga mitmekülgne, hariv ja põnev nädal, kus kirjanikega kohtumised, konverents, rahvamatk ja oaas on rikastanud meid kõiki. Suur tänu kõikidele, kes on osalenud ja panustanud, et see nädal toimuma saaks. Eesti kirjandus elab edasi seni, kuni meid, kes me loeme ja on neid, kes on kirjutanud. Seni, kuni tuuakse kirjandus läbi ürituse, arutelude ja uurimuste nähtavale. Kohtumiseni juba järgmise aasta kirjanduspeol. Elagu Eesti kirjandus!